Ja me läheme nüüd Võru valda ja sealt on kindlasti kogukonna liikuma saamise kohta kihvte näiteid tuua Asko Saarepuul, kes on selle valla spordikoordinaator. Tere! Minu nimi on Asko Saarepuu, Võru valla spordikoordinaator. Projekti põhiselt eelmise aasta oktoobrist alates siis proovisin, kandideerisin, sain ja põhitöö mul tegelikult enne seda oli ja on ka täna siis suusatreener Võru linnas. Aga need kaks asja kokku teineteist toetavad. Kui Alo mulle kirjutas, et kas ma oleksin nõus tulema rääkima, siis sellega oli tegelikult selline huvitav lugu, et tegelikult oli juba selle päevakavasse kirja pannud, ega siis mul muud üle jäänudki, kui kokku panna ja tulla rääkima. Aga täna räägin siis natukene sellest, mis meie siis nagu Võru vallas aasta jooksul oleme ära teinud, et Võru vallas, Võru maakonnas üldse nagu sellist ametikohta omavalitsustes varem nagu ei ole olnud ja see piloteerimine siis praegult justkui nagu käib. Et nagu ma ennest ütlesin, et aasta tagasi alustasin seal tööd, siis esimesed 2-3 kuud oli selline täitsa nagu ei saanud midagi aru, et mida teha ja kuidas teha ja mida inimesed tahavad ja siis meil hakkas see teenuse disaini protsess pihta, mille käigus me siis käisime erinevates kogukondades, saime inimestega kokku, kuulasime neid, saime ettepanekuid, mida teha. Ja siis esimeseks selliseks suuremaks ürituseks oli meil eelmise aasta aprillikuus Võru valla esimene liikumisseminar, mis oli hästi selline tore üritus, mis päeva kokkuvõttes nagu selgus, et jällegi enda jaoks uus asi, seda kõike kokku panna, inspiratsiooni siit Alo tegevustest varasemalt mõnel seminaril osalenud ja nii edasi, et ka selline äge asi nagu Võru valla inimestel ja tegelikult Võru maakonna inimestel üldiselt nagu kokku panna, et kokku oli circa 60 inimest nii meie vallast kui ka väljaspoolt, et paljud inimesed kirjutasid, et ma ei ole küll Võru valla inimene, aga kas ma tohiksin ka tulla, et minu poolt on muidugi vabad käed alati selliste asjade jaoks. Osalejate tagasiside oli hästi positiivne, sest üritasimegi sinna saada sellised ettekanded, mis inimesed nagu kokku tooks ja sellised paljudele kindlasti tuntud nimed nagu Siim Tõnisson ja Sandra Raju tegid seal oma etteasteid. Raido Ränkel rääkis tippsportlasena, kuidasmoodi tööd ja pereelu ja tööd siis nagu tippsporti, pereelu ja ülikoolis õppida ja cum laudega lõpetada, et sellisest aja planeerimisest. Ja siis seal istub üks sinises naisterahvas ka, Kristina Kroon, kes on endine võrukas Saksamaal ajuteaduse doktorikraadi saanud ja pidas hästi põneva ettekande sellest, kuidasmoodi siis inimesed, kuidas liikumine ja sport siis nagu seda ajutegevust nagu mõjutab, et selline päeva hitiks paljud osalejad seda nagu nimetasid. See oli jah, selline esimene suurem üritus, nüüd järgmine slaid on liikumistegevused kogukondades, et Võru vallas me oleme võtnud nagu selle seisukoha, et me püüame siis läbi erinevate vallas toimuvate treeningute, näidistreeningute, koolituste, ürituste siis inimesed liikumise ja spordi juurde tuua, et eesmärk ei olegi nagu see ainult sport, vaid pigem see inimesed liikuma saada ja et see jõuaks siia kuskile pähe ka inimestel, et Võru valla tervena elatud
aastat meeste seas on eriti nukrad, ja praegult, mis toimunud üritused on, need näitavad ka selgelt seda, et naisterahvad on natukene aktiivsemad ja julgemad, et Eesti mees on ikka siukene karu ja omast arust tugev ja tema ei pea midagi tegema, et ma töö juures teen ka oma 10 000 sammu täis ja siis lähen koju ja võib-olla käin koeraga jalutamas korra, aga õlu maitseb hästi ja siis kõik siuksed asjad. Aga siin keskel on üks talvine pilt ka, see aasta lumega oli nagu oli, aga liikumisõpetajatele, nii kooli kui lasteaia liikumisõpetajatele, vallaomadele ja mõned tulid ka väljaspoolt õnneks juurde, korraldasime siis suusatamise ABC, et ma arvan enamus inimesi, kes mäletavad oma suusatundi kooliajast, siis see suusatund oli siukene võib-olla mitte kõige meeldivam, sest et õpetaja ütles, et nüüd on vaja minna 5 ringi või 10 ringi, sõltuvalt kui pikk see ring oli ja siis vedasid need suusad õla peal kooli ja kurvana läksid koolist koju need suusad kuskil kaenlas taga lohisemas, sest et pidid jälle seda mingit nõmedat asja tegema. Aga eesmärk oli just seda teha, et kutsusime Vahur Teppani, kes on ka suusakoolitaja ja ta pani lapse vaatevinklist nagu need harjutused meile sinna maha, mida õpetajatele siis näidata, et kunagi olin ise ka kehalisõpetaja, siis meil Võru Kreutzwaldi koolis oli selline võimalus, et lapsed said tulla Kubja suusabaasis kehalise suusatunnid ette ära teha, aga koolitundides oli ikkagi see sama stamp, et täna on 10 staadioni ringi või te olete 7. klass, siis täna saate 7 ringi. Mul oli seal üks 5. klassi poisid, kes olid sellised mitte kõige sellised nagu eeskujulikumad, vaid pigem ikka sellised kutid, kes tahtsid lihtsalt mingid jamad kaelast ära saada, tegid oma need 5 suusatundi seal Kubja baasis ruttu ära ja siis said vahetunnis või selle kehalise tunni ajal siis mingeid muid tegevusi teha. Aga kuna ma ei saatnud kunagi lapsi ise suusatama, vaid me tegin läbi mängu, et küll me mängisime suusajalkad, suusalekad, suusapesapalli, kõike mingeid siukseid asju, siis need samad kutid käisid ülejäänud veerandi kehalise tundides ka, sellepärast et need muutusid neile põnevaks. Aga siin on siis veel ja mäesuusakoolitus samamoodi, et seda tegime nii liikumisõpetajatele kui ka noorsootöötajatele, kes noortekeskustes toimetavad, et inimesi, lapsi siis saada Kütiõru mäesuusakeskusesse, et nendega sai selline koostöö tehtud, et noortekeskused saavad ka nagu koolid oma programmiga natukese soodsama hinnaga ja saavad selle mäesuusakoolituse ka, et lapsed siis välja saada. Siis edasi kaasamiskoosolekutelt ja sellest teenusedisaini protsessist tuli välja palju asju, mida inimesed soovivad. Sooviti orienteerumist, sooviti igasuguseid joogasid, pilatesi, jumpingut ja selliseid asju. Ja seda me oleme riburada mööda siis nagu proovinud on jällegi väga kehva sõna, aga korraldanud ja järjest korraldame edasi. Aga orienteerumine oli üks, mida inimesed soovisid, hästi põnev, endine Euroopa meistrivõistluste medalist Sixten Sild meil Võrus orienteerumisklubi veab, abilinnab ja hästi põnevalt rääkis ära just sellest vaatevinklist, et orienteerumiskolmapäevakuid toimub hästi palju üle erinevate piirkondade Eestis, et inimesed saaksid selle ABC kätte, et nad julgeksid metsa minna ja selline tore koolituspäev oli, kus me käisime koos ringi, Sixten rääkis, kuidas moodi kaarti lugeda, kuidas objekte looduses märgata, et me teelt ära ei eksiks, et muidu mõni korraldaja saaks küsida, et vabandage härra orienteeruja, et kaua te orienteeruvalt kavatsete veel orienteeruda, et kui kaarti ei tunne, siis sellised olukorrad võivad ette tulla. Ja seal kõige parempoolne pilt on siis üks huvitav, Vasseliinas on meil selline hästi tore koht nagu Vasseliina linnus,
ja Linnuse pere kutsus mind kaasa endaga, et nad korraldavad vana aja päeva seal. Ja vana aja päevale lisaks võiks olla seal mingi siukene tore sportlik tegevus. Ja siis selle Linnuse emandaga meeskonda mind pandi ja pidime mingi sportliku tegevuse sinna nuputama välja ja seal sai siis selline seikluslik perepäev ja võistluse nimeks oli kangete karikas. Osalejaid esialgu ei olnud küll väga palju, aga julgemad tulid, proovisid, said seal joosta, takistusi läbida, ülesandeid lahendada. Siin on pildil on kapsapea raiumine, et see olevat rüütlite üks tuleproov olnud, kui nad pidid omavahel midagi mõõtu võtma keskajal. Ja siis erinevad näidistreeningud, nagu ma ennist ütlesin ka, et jooksutreeningut oleme korraldanud. Need siis on koostöös kohalike nii-öelda toimivate juba spordiklubidega või siis teenusepakkujatega, et meie selle projekti raames teeme reklaami, maksame selle teenuse kinni, valla kodanikud saavad tulla tasuta erinevaid treeninguid proovima, et siis tekiks jällegi see samune teadmine, et kuskil on olemas mingi treening, millega ma saan ise edaspidi liituda, aga see esimene, see on selline tutvustav, juurdeviiv ja proovime seda siis omalt poolt kaasa aidata, et teadvustada inimestele, et millised tegevusi meil vallas võimalik teha on. Ja suve jooksul korraldasime liikumistreeningud üle kogu valla 10 erinevas piirkonnas, mille eesmärk oli anda siis inimestele väiksed tööriistad, et oma kehaga on võimalik tegelikult sõltumata ajast, asukohast või taristust ära teha väga kehale kasulik liikumistreening. Koosnes siis sellisest väikesest pooletunnisest kepikõnnist või tavalisest kõnnist või jooksuringist vastavalt, kuidasmoodi siis mingis piirkonnas soov oli millegi järgi. Ja sinna otsa tuli siis pooletunnine selline kehaharjutustega plokk, kus näitasime erinevaid võimlemisharjutusi, jõuharjutusi, venitusharjutusi ja nii edasi, et mõned inimesed sellest indu said ja on iseseisvalt toimetama juba hakanud. Hästi populaarne oli jõulinnaku koolitus. Koolitajaks oli Taavi Truia, positiivselt üle 50 osaleja ja sellest jõulinnaku koolitusest andis nagu märku see, et kui see oli planeeritud 2,5 tundi, siis tegelikult see koolitus kestis. Taavi Truia ütles ka ette ära, et tema võib senikaua kohal olla, kuni viimane küsija lahkub. Et siis lõpuks lõpetasime 9:30 õhtul selle koolituse, sest et viimased inimesed tahtsid ikkagi, et kuidas ja mida ja nii edasi, et jõulinnakute näol on üle terve Eesti tegelikult meeletu potentsiaal, aga inimesed lihtsalt ei oska kasutada või siis tekib mingi vale häbi, mida meil ei peaks olema. Et lõuga tõmmata ei jaksa, okei, kätekõverdused, neid ma saan kodus ka teha, kus keegi ei näe. Ja tegelikult sellised samased, nagu meil seal Osulas on, hästi äge jõulinnak. Ja mis võimalusi tegelikult. Mõtle natukene enda jaoks läbi, mis lihasgruppe ma liigutada tahan, siis mõtle see liigutus läbi, vaata, planeeri natukene, tegelikult sa mõtled need liigutused välja, et kuidas, mida seal võimalik teha oleks ja ei pea vale häbi tundma, sest kui keegi mööda kõnnib ja arvab, et sa teed vale liigutust, siis suure tõenäosusega see inimene on ise siukene, kes tegelikult asjast suurt midagi ei tea. Hästi tore ja äge üritus oli ka küladevaheline korvpalliturniir. See toimus Vastseliina uisuväljakul, mis mahutab oma platsile 3 täismõõtmetes korvpalliväljakut. Meie mängisime 2 väljakul, sest 3. kohtunik haigestus ei saanud tulla, siis pidime 2 kohtunikuga läbi ajama. Aga siukene lühikene, külad panid oma satsid välja, tulid kokku, toimus siukene
hästi tore selline, kuidas ma ütlen, kogukonna meeleolu loomine või selline, et igas külas keegi on ikka omavahel tuttav, seal oli täitsa selliseid inimesi nagu mina, mängisin oma külavõistkonnas, kes palli põrgatas viimati lapsepõlves, aga siis tegime seda hästi palju, vabal ajal meil oli maja kõrval oli korvpalliplats, mingi aeg neid kõvasti rajati erinevatesse kohtadesse ja siis hommikust õhtuni, sest nutitelefoni õnneks ei olnud. Aga jah, selline hästi vinge asi, et külade vahelise võrkpalliturniiri tahaks järgmisena organiseerida. Need olid siis sellised, mis me oleme teinud, mõned suuremad, mul aeg hakkab otsa saama, juba ongi läbi, aga mis sügise plaanid on, nüüd pühapäeval tuleb kepikõnnipäev. Meil on olemas oma vallas Eesti meistrivõistluste medalist kepikõnnis, kes tutvustab siis nagu seda kepikõndi kui sporti ja osalenud 2 korral Euroopa meistrivõistlustel, et räägib kui kepikõnnist kui spordist ja siis on Lasva kepikõnni selts, kes tulevad, räägivad kepikõnnist kui liikumisharrastusest. Siis Võru valla matkasari, seda planeerisime pikalt, õnneks leidsime väga toreda matkajuhi, kes oli nõus kaasa tulema, planeerimise enda peale võtma, et minult üks ülesanne nagu vähemaks, aga eks me natukene siis talle maksame ka sellest muidugi. Aga juba esimese nädalaga oli 30 kohta oli matkajuhil nagu see piirmäär, et üle selle ei lähe ja 30 kohta täitus siis tegelikult esimese 5-6 päevaga ja see matk saab toimuma alles 2 nädala pärast. Aga täna hommikul just vestlesin ühe naisterahva, kes mul eile õhtul sõnumi saatis, et ma ei saanud netis registreerimisega hakkama, et mul buss jõuab 3 minutit ennem seda sinna lähimasse bussipeatusesse, et kas te ootate mind ära või siis andke mulle need suunad, et kuhu kohta ma järgi peaksin tulema, et punt kokku saada, siis leidsime ka temale lahenduse. Ja siis on plaanis veel spordivarustuse laat, mis on Teppani Vahuri suurest suusalaadast inspireerituna. Meie üritame teha seda natukene väiksemalt, aga kogukonnas on olnud infot, et tegelikult tahetakse väikses kohas, eriti laste puhul on seisma jäänud varustust või väikseks jäänud korralikku varustust, et seda siis müüa ja jagada, vahetada, et vaatame, kuidas oktoobrikuu nende asjadega meil õnnestub. Tänan kuulamast, küsimuste jaoks aega ei ole. Juhan teeb mulle kohe. Ma nii ei tee. Ei, ausalt. No teeme nii, et üks küsimus, kui on saalist. Aga see oli jällegi ammendav. See on kiitus sulle, et siin küsimusi ei tekkinud lihtsalt. Tundub, et nii on. Igal juhul, aitäh, Asko! Aitäh!